Aina enam on okaspuud meie koduaedades populaarsust kogumas ja seda väga heal põhjusel, sellepärast et nad pakuvad seda ilu ja struktuuri meie aias ju aastaringselt. Aga selleks, et nad saaksid seda ka teha, tuleks anda neile kasvukohale istutamise selline hea tugev start. Ja Horticumil on mitu uut toodet selleks, et see start ikkagi oleks väga tugev. Ja kõigepealt ma tahaks näidata sulle juurte stardiväetist. Ja see on orgaanne väetis ja seda võid sa kasutada oma aias ka siis, kui sa oled otsustanud oma aias mahedalt toimetada. Aga miks ta on eriline, on sellepärast, et siia on lisatud juurde trihodermaseened. Need on kasulikud mikroorganismid, mis tegelikult loovad sümbioosi ka teiste taimedega. Aga see konkreetne toode on ikkagi tehtud okaspuude jaoks, mis sobib väga hästi ka muide rhododendronitele. Ja tal on väga madal MPK, on 323, mis tõttu tegelikult saab teda panna ka otse taime juurepallile, selleks, et see trihodermaseen saaks ka kohe selle kontakti selle juurega ja saaks kohe tööle hakata. Sellepärast, et siin pakendis, selle kuiva puru sees on tema sellises soikeseisundis ja puhkeseisundis, aga kohe, kui ta satub siia endale soodsatesse oludesse, hakkab ta kohe tööle. Ja mida ta teeb? Ta loob sümbioosi elupuu juurtega. Ja tänu sellele saab tegelikult see elupuu läbi ka siis, kui olud ei ole kõige soodsamad või on mingisugune keerulisem periood. Et näiteks kui on põud, siis tänu sellele trihodermasümbioosile saab see puu kätte vee ja toitained ka sellisel tugeval põuaperioodil. Nii et selles mõttes igati põnev toode ja kuna minul on siin üks selline soolopuu täna, siis tema tuleks mul kohe peale ostmist kasvukohale istutada, et tema on natukene sellises raskemas seisus, kuna tema on selleks müügitarbeks alles siia potti pandud ja tema ei ole potis kasvanud, mistõttu tema juured on juba läbi lõigatud ja arvatavasti enamus tema juurekavast jäi sinna platsile puukooli, kus tema kasvas ja kus tema võravormi lõigati. Nii et just selliseks puhuks, kui ma selle soolopuu siia ehitan või miks mitte ka näiteks mõne okaspuu hekirajalisel, on väga hea, kui saab sellist looduse poolt antud jõudu juurde anda just tänu nendele trihoderma seentele. Aga hilisemalt, kui sinu puu on juba ilusti juurdunud ja sa ikkagi tahaks, et tal oleks selleks kasvamiseks seda rammu ja jõudu, siis Horticumil on ka pikatoimeline okaspuu väetis, mis sobib ka rhododendronitele väga hästi. Ja teda võiks hakata kasutama siis, kui puud on juba juurdunud. Et näiteks võib-olla, kui sa istutad oma puu või heki kevadel, siis suve teises pooles võid sa esimese väetamise juba madalama väetamisnormiga teha ja selleks lihtsalt siis eemalda natukene multsi ja proovi see ettenähtud kogus sinna mulla sisse õrnalt segada, selleks, et ta saaks siis sealt vaikselt toimima hakata. Ja kuna ta on pikatoimiline väetis, siis sa ei pea muretsema järgmise väetamiskorra pärast, et see on alles võib-olla järgmine kevad ja samas ei väetamisega sa ei pea kartma ka seda, et sa need juured ära kõrvetad. Et okaspuud ikkagi on sellised ka omamoodi tundlikud taimed, et nemad küll ei saa kohe välja näidata seda, et kui miski on neid häirinud, aga hiljem, kui näiteks lehtedel on juba see kahjustus näha, siis on väga vähe, mida me teha saame, nii et õnneks on meil olemas erinevaid vahendid, et me saame neid probleeme ennetada. Ja mina istutan täna selle soolopuu siia ja ka selle aiamulla parandamiseks ma kasutan Horticumi okaspuu mulda, et see on loodud segu sobiva pH-ga ja siia on juurde pandud ka humiinained, mis on just okaspuudele väga olulised. Ja selleks ma olen varem välja kaevanud juba siia sobivasse kohta augu ja siis ma panin ka selle puu juba siia augu sisse ja käisin seda erinevatest nurkadest vaatamas, et kas ta ikkagi sobib siia ja kas see ikkagi on kooskõlas ka minu aiaplaaniga, sest see on üks istutusala, mida ma siit järjest plaani kohaselt ellu viin. Aga nüüd hakkame istutama. Et auk on mul juba varasemalt valmis ja kui sina ka sellist soolopuud istutad, siis proovi ta ikkagi vähemalt 1,5 kuni 2 korda suurem ja sügavam kaevata, kui on see juurepall siin. Ja siia auku ka ma juba valasin 10 liitrit vett ja siis vahepeal ma tegin muid asju, et ma ootasin, kuni see vesi siit ilusti ära läheb. Sest okaspuude puhul kastmine ja hiljem ka istutusjärge kasvmine on väga oluline, sest nemad ei saa longuslehtedega välja näidata, et neil on vett puudu, aga kui sa tead, millal sa oled selle taime istutanud, sa tead, et ta ei ole veel ära juurdunud, siis lisakasvmine ikkagi on väga oluline. Ja ma kasutan siis seda Horticumi okaspuu mulda
ja ma kohe näitan, kuidas ma seda olemasoleva pinnasega läbi segan. See on selline turba baasil põhinev substraat ja see auk on sügavam, kui on selle istiku juurepall. Nii et ma osa valan siia põhja ja siis ma segan teda läbi, nii et kui taim juurduma hakkab, siis on tal ka huvi siia sügavamale oma juuri ajada. Ja mis ma nüüd teen, on see, et ma võtan seda pinnast, see on tegelikult päris heas seisus aiamuld ja ma segan seda selle okaspuu mullaga läbi. Kui ma seda ei tee, siis siin tekib selline topsijäätise efekt, et see vahvel ja jäätis justkui on koos, aga tegelikult nad ei ole omavahel läbi seotud. Ja kui ma seda läbi ei sega, siis talvel võib olla see juurtele väga tugevalt kahjustav ja kui on meil külmad, mis vahelduvad suladega, siis võib tekkida täiesti selline asi nagu ka külmakergitus. Ja kui see tekib, siis juured lihtsalt külmuvad ära ja paraku see minu ilus soolopuu võib hoopiski hukkuda. Ja nüüd ma proovin sellest kuidagi kätte saada, et kuna see istik ei ole potist kasvanud, vaid on siia transpordi ajal potistatud, et teda oleks mõnusam ka minul aiandist koju tuua, siis tõenäoliselt ma juurekeerdu siin ei näe, aga mis ma veel tegin, on see, et ma eile veel kastsin hästi põhjalikult läbi, et siin ei oleks ühtegi kuiva laiku siin juurepalli sees, et ta ei kannataks põuda. Seda on päris raske sellepärast, et kui sul on potis kasvanud istik, siis ole tähelepanelik, et kui siin poti põhjas on juurekeerd, siis see kindlasti tuleks sul vabastada. Aga siin on väga ilusad narmasjuured mul juba otsa vaatamas, mis on ühe lõigatud istiku kohta päris kena tulemus, nii et ma lihtsalt hakkan teda siia auku sättima. Kõrgus ei ole veel päris õige, nimelt ma istutan ta samale sügavusel, kui ta varem on kasvanud, siis ma panen siia põhja mulda juurde ja siis proovin uuesti. Ja nüüd ma kastan selle põhja uuesti läbi, et kastmine on siin oluline. Mitte ainult selleks, et taimel oleks piisavalt vett, vaid ka selleks, et vesi viib selle mulla ja substraadi segu juurtele hästi lähedale ja siis ei jää sinna selliseid suuremaid õhuavasi. Nüüd ma näen, et ma olen selle õige sügavuse leidnud ja nüüd ma võtan selle Trichoderma lisandiga maheväetise ja seda võiks kuskil ühe istutusaugu kohta kasutada umbes 100 grammi, aga sina kindlasti vaata pakendilt üle ja ma panen seda siia istutusauku ja 100 grammi on üks selline minu väga suur peotäis ja ma panen teda kohe selle otsa siia juurte peale, et mineraalväetistega seda kindlasti teha ei tohiks, aga praegu meid huvitab, et juured saaksid kohe kontakti ka selle maheväetisega, nii et teda võib otse juurtele panna. Panen ta uuesti paika ja siis hakkangi järjest auku täitma ja kihtide vahel ka ma kastan, et see muld ikkagi selle vee abil läheks sinna, kuhu vaja on, et juurtele hästi lähedale. Ja kui sa seda mulda siin kihiti istutamise ajal tihendad, siis ei maksa siia kogu oma keharaskusega peale vajutada, sellepärast et see võib neid suhteliselt õrnasi juuri natukene kahjustada. Et piisab täiesti, et kui sul on tugevad käed, kui sa vajutad seda lusikatega või siis astu lihtsalt õrnad kannaga. Aga ära kunagi kindlasti tallu oma keharaskusega selle koha peale, kus tüvest juured alguse saavad. Ja lõpetuseks ma teen aiamullast siia ühe kastmisvalli, et kuna ma ta kevadel istutan ja näitab, et on sellised päikeselised ilmad, vihma vähe tulemas, siis kastmine on siin au sees ja ma teen siia väikse valli sellest samast aiamullast, et see kastmisvesi ka siis püsiks võimalikult palju selle väikese juurepalli lähedal. Ja kastan ja veel läheb 10 liitrit siia kastmisvett. Ja hiljem ka ma tulen ja multsin selle puualuse ära koos koorapuruga. Nii et selliselt istutatud okaspuu läheb kindlasti kasvama ja rõõmustab mind veel väga palju aastaid ja need tooted ka, mis sa siin nägid, mida ma kasutasin, need on saadaval Horticumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures. Toredat aiapidamist!